Tere imelist nädala lõppu sulle, väekas eestlane. Taaskordne teadvuse avardamise minutite episood on jälle eetris. Ja sellel nädalal tuli minuni selline teema, nagu seda on kibestumine. Mis asi see kibestumine on? Ja kus kohast ta tuleb? Ja miks ta üldse siin maailmas on? Ja mida see meiega teeb, kui me ei mõista, mis asi see on ja me seda endas siis ei lahusta. Esiteks ei tuvasta ja teiseks siis ei lahusta. Sest siis me oleme lõpuks kindlasti oleme kõik näinud sellist vanemaealist kas meest või naist, kes käib ringi ja nägu on vingus ja kõik on nii halvasti ja ainult vingub, eks ole. Ja ma usun, et igaüks meist on kas teadlikult või mitte teadlikult mõelnud, et issakene, et mina küll ei taha olla selline kibestunud vana mees või vana mutt, vabandust naistele, aga see, kuidas me oleme mõelnud suure tõenäosusega on see sõna seal sees, et ma ei taha olla selline kibestunud, aga selle jaoks, et me saaks siis ise mitte muutuda kibestunuks, on meil vaja mõista, mis asi see on ja kus kohast see üldse tuleb. Nii et vaatame siis järgi, mõtleme siin koos, mis asi see on ja kus kohast see tuleb. Otse loomulikult on jälle vaadatud järgi eesti keele õigekeelsus sõnaraamat, sõna kibestuma tuli siis sealt. Ja definitsioon siis ei olnud väga pikk ja ka mitte väga põhjalik, aga kõlab nii: kibedaks minema, kibestunuks, pettunuks, kibeda hinge või südamega jääma. Elust kibestunud mees oli seal ka. See ajas mind naerma, sest nagu justkui ainult mehed võiksid kibestuda. Ma arvan, et naised kibestuvad võrdväärselt. Ja siis ma leidsin veel ühe definitsiooni, mis kõlab nii, et kibestumine kui püsiv või krooniline solvumine, viha või pettumuse tunne. Nii, juba jõuame natukene lähemale. Et siis mingid tunded, mis on meisse kinni jäänud, eks ole, ebameeldivad tunded. Ja et minna siis nagu veelgi rohkem süvitsi, et mõista, siis ma otsisin välja ka solvumise definitsiooni. Ja siis sealt tuli selline definitsioon, et reaktsioon kellegi lugupidamatule käitumisele meie suunas. No nii. Nüüd saime ühe sellise ägeda iva kätte, kust me saame hakata arendama seda jutulõnga siin selles mõttes, et selline lugupidamatu käitumine siis üksteise suunal on see, mis põhjustab siis solvumist. Ja ma arvan, et igaüks meist on kogenud seda, kui keegi on meiega siis käitunud lugupidamatult, meile midagi halvasti öelnud, kas siis tahtlikult või mitte tahtlikult. Ja siis me oleme siis solvunud, eks ole. Saan siin rääkida nagu alati ainult enda kogemusest ja solvumine on üldse selline asi, mida tegelikult keegi väga ei taha tunnistada endale, et me solvume. Et saa hakkama, nüüd ei ole midagi, pühi maha ja Aga samas jälle natukese aja pärast tabame me ennast siis rääkimas kellegiga, et kujutad sa ette, mis ta mulle ütles või issand, on tõbras. Et tegelikult seal all ongi see selline solvumise tunne, mida me siis ei taha endale tunnistada, vaid siis me peegeldame selle inimese peale. Sest otse loomulikult keegi ei taha ju olla lugupidamatult või keegi ei taha, et tema käitutakse siis lugupidamatult. Otse loomulikult me tahame kõik, et meist peetakse lugu ja meid austatakse. Ja muidugi solvumine võib veel tekkida ka siis, kui meie ootusi ei täideta. Näiteks, ma ei tea, sõber lubab, et tuleb välja meiega ja siis üks hetk, siis teine hetk ütleb, et kuule tead, mul on ikka siuke tunne, et ma vist ikka ei tule. Ja siis meil on nagu, mis mõttes, sa ei lubasid. Ja tihtipeale, kui keegi meile midagi lubab, siis meil tekivad ootused. Lähme sõbraga välja, paned juba riide, kõik sa oled nii peomeeleolus ja siis järsku tuleb, et ta ei tule. Ja siis ongi, me solvume selle inimese peale, lasi üle vaata. Aga tegelikult me ei solvu mitte selle inimese peale, vaid me solvume nende ootuste peale, millel me lubasime siis tekkida sellel hetkel, kui inimene andis meile siis mingisuguse lubaduse. Aga
ma usun, et meil kõigil on olnud neid olukordi elus, kus me oleme midagi lubanud ja siis tuleb välja, et tegelikult ma ikkagi ei suuda täita seda lubadust. Lihtsalt täna mul ei ole ikkagi seda tunnet, mida ma arvasin enne, näiteks isegi hommikul arvasin, mul veel on see tunne, tahan minna. Ja võib-olla see sõber tuli ka eriti entusiastlikult, et siuke äge värk toimub, et sa ei saa sellest ilma jääda. No see hetk oligi nagu, lähme. Ja siis õhtuks on siuke tunne, et miks ma lubasin. Ja. Et seal tuleb see inimlikkuse faktor mängu, on ju. Et me siis mõistaksime ka seda teist inimest ja väga kergekäeliselt siis ei solvuks. Ja mis on siis sellised solvumise nagu alustalad või kui siis keegi käitub meiega lugupidamatult, lähme sellesse kohta tagasi. Kui keegi käitub meiega lugupidamatult, siis tegelikult mis on nagu seal all või miks me siis ei suuda nagu lahti lasta sellest tundest, on see, et esiteks me ei suuda andeks anda inimesele. See on hästi tihedalt seotud siis andestamisega tegelikult. Ja see on teine asi, mis on hästi vääriti mõistetud, andestamine, et mida see siis üldse tähendab. Sellest räägime mõni teine kord natuke pikemalt. Siis üks asi, millest tegelikult ei saada hästi aru, mida ma olen siis näinud inimestega töös, on see, et justkui andestamine tähendab seda, et kui ma nüüd andestan sulle, on ju, näiteks selle lugupidamatu käitumise, siis tegelikult ma nagu justkui loen selle teo õigeks. Et see tegu tegelikult oli jumala okei, et sa mulle nagu ütlesid niimoodi, vaata, minust mitte lugu ei pidanud. Et see on väga suur väär arusaam, mis asi üldse andestamine tegelikult on. Et andestamine on üks väga oluline töövahend, millega me saame iseennast siis anda vabaks sellest situatsioonist ja sellest inimesest. Et andestamine annab siis meid vabaks ka siis, kui see inimene, kes meiega lugupidamatult käitus, tegelikult ei vabanda meie ees. Et see on muidugi esmalt äärmiselt oluline, kui et me tunnistaksime, et me solvusime ja me väljendaksime seda sellele inimesele, eks ole, et kuule, tegelikult mulle tundus, et see oli küll väga inetu käitumine praegu, et see haavas mind ja ma tunnen, et sa oled lugupidamatu minu suhtes. Et kui me seda ei väljenda, siis tihtipeale see inimene võib-olla, kes teadmatult siis näiteks meid solvas, ta ei teagi siis üldse, eks ole. Ja siis meie sees tekib mingi solvumine, mingi kibestumine ja siis me ei verbaliseeri seda ka ja siis ta jääbki kuskile sinna õhku ja siis me käime rusikas selja taga püsti ja teine vend on nagu, et sinuga lahti on nagu, et kommunikatsioon. Aga ütleme juhul, kui inimene tahtlikult solvas oma sisemisest seisundist lähtuvalt ja siis me saime haiget, eks ole. Ja siis, mis me siis teeme, istume selle haiget saanud tundega, eks ole, käime ringi ja ikka purtsume siin ja purtsume seal ja kõik saavad selle purtsuga pihta, eks ole. Ja tegelikult seal see võti ongi see andestamine. Sest ilma selleta me tegelikult ei saa vabaks sellest olukorrast. Me käime ja muudkui tegelikult oleme selle olukorra vang vabatahtlikult siis. Et andestamine on siis meile selline kuldne tee välja sellest situatsioonist. Nii, et on hundid söönud ja lambad terved tegelikult. Et me aga see protsess muidugi, see on omaette protsess ja see võtab aega ja nagu ma ütlesin, siis selle andestamise kohta ma usun, et tuleb mõni teine kord video. Aga mis on siis nagu, mis kibestumine teeb, et miks seda ei maksa endaga väga pikalt kaasas tassida, on üks asi on see, et see teeb meid haigeks ja see põhjustab tegelikult väga tugevat stressiseisundit. Kogu aeg stressis ja siis selle stressi tõttu, eks ole, kõik keha funktsioonid halvenevad, aeglustuvad, pidurduvad ja siis me jääme haigeks. Et see solvumine, Hiina meditsiinis isegi öeldakse, et tegelikult solvumine põhjustab nohu. Et kui meil on tihtipeale nohu, siis see väga tihti võib olla seotud sellega, et me oleme väga palju solvunud inimeste peale. Et üks siuke tore mõte siia, et saab ennast vaadelda siis, kui tihti meil see nohukene on. Ja teine asi, mis ta siis teeb, kui me oleme kibestunud ja ikkagi ei tee tööd sellega, et siis vabaks anda seda, ta paneb meie südame kinni ja kui süda on kinni, siis me ei usalda. Me ei usalda elu, me ei usalda iseennast, me ei usalda inimesi ja siis kui me ei usalda mitte midagi ega mitte kedagi, siis tegelikult me käime jälle kogu aeg ringi, et ei tea, siin kõik te olete siis kahtlased, et ma ei tea, kas ma siin saan teid usaldada üldse, kes
mis sa tahad mult, et noh, et kogu aeg mingi kahtlususs, et nagu ja siis muidugi see jõuab selleni, et me ei usalda iseennast ka tegema valikuid, üldse kellegiga suhtlemisest raudselt ta teeb midagi. See on näeb siuke välja nagu see sama vend, kes mulle siis haiget tegi ja ajaja. Et me püsime sellist tegelikult usaldamatuse rattas. Ja kui me ei usalda, siis meie elu läheb väga-väga keeruliseks ja väga raskeks. Et eelkõige, kui me ei usalda iseennast ja oma sisetunnet ja kui süda on kinni, siis ongi väga keeruline ennast usaldada. Sest andestamine on tegemata ja põikan korraks tagasi andestamise juurde. Oluline on andestada teistele, aga ka iseendale, kui me oleme näiteks lubanud endaga lugupidamatult käituda pikalt. Aga see on siis, see tavaliselt tuleb viimasena, siis endale andestamine. Et eriti, kui meil on väga kõrged standardid oma elule. Ja siis kogu aeg me oleme kaitses, on ju, kogu aeg nagu, tule, raudselt tuleb keegi kuskilt nuka tagant mingi, see vend on ka siuke kahtline, ma juba nägu, juba näha kaugelt juba, vaatab, mis seljas on. Et me oleme kogu aeg kaitses, kogu aeg on sellised rusikad püsti ja see ei ole kogu aeg nagu reaalselt rusikad püsti, vaid meie energia on kaitses kogu aeg, süda on kinni kogu aeg, nagu, ei tea siin, kogu aeg kahtlustame kedagi midagi ja kaitse eeldab rünnakut. See on energiaseadus. Kui me oleme kogu aeg kaitses, siis tegelikult me kutsume ise rünnakut ligi. Ja see on ju täiesti surnud ring. Kui me kogu aeg eeldame, et keegi tuleb kohe kuskilt ründab, käime kilbiga ringi, eks ole, siis tegelikult, mis juhtub, see, mida sa kardad, sa saad, et sa kutsudki ligi selle inimese, kes ründabki sind. Ja siis ta peegeldab sinu enda sisemist seisundit, eks ole. Ja kui sa veel eriti kehv piiride kehtestaja ka oled, palju õnne, tihtipeale niimoodi ta kipub olema, siis ongi siuke surnud ring. Käid kogu aeg, tõmbad ligi neid samu inimesi, kes jälle käituvad sinuga lugupidamatult, sest sa oled kogu aeg kaitses ja ongi. Muidku aga tõmbad ligi, mõtled, mis on toimub, kas maailm ongi mingid essusid täis, käivad ja kogu aeg ainult käituvad minuga lugupidamatult ja siis ei saa pihta, mis toimub. Ja siis oledki suur paranoia ja jõuad lõpuks välja siis selle kibestumiseni. Oledki siuke, ongi maailm mingi essupäid täis ja ongi mõttetu maailm, ma ei tea, pange põlema siin kõik, eks ole. Ja siis oledki siuke, sina ka ära vahi seal, mis naeratad seal, ilus on midagi või? Ja siis meil käivad ringi need kibestunud mehed ja naised, kes ei ole siis suutnud õigel hetkel näppu peale panna, et see solvumine, mis kuskil tekkis, mis vajas tegelikult mõistmist, inimlikku mõistmist, et me kõik eksime ja seda andestamise komponenti, mis on see kõige olulisem seal, ei viitsin nagu tööd teha selle kohaga ja siis lõpuks istud seal oma kibestumise mätta otsas ja viskad kive aga siia ja sinna, eks ole. Et jube õnnetu lõpp, eks ole, minu arust. Et kuidas siis sellest rattast välja tulla? Ma arvan, et seda me tahame kõik teada, on ju. Ma loodan, et seda videot vaatab ka mõni inimene, kes võib-olla on juba jõudnud sinna kohta, kus ta ikkagi on kibestunud, sest tegelikult see on üks asi, mida ma tahan täpsustada, et kibestumist me tihtipeale seostame siis sellega, et vanad mehed ja naised, eks ole, aga tegelikult kibestumine võib alguse saada väga varakult, väga varajases eas, sest tihtipeale, kui me läheme ajas natuke tagasi, siis kuidas käitutakse lastega näiteks, eks ole. Et on väga palju juhte, kus tegelikult lastega käitutakse lugupidamatult, kas siis teadlikult või mitteteadlikult mingitest oma mustritest lähtuvalt. Mul tuleb kohe meelde see, et ka laps räägib siis, kui kana pissib, on ju. Palju õnne. Kas see on lugupidav laste suhtes? Et see on täiesti, ma tahaks näha seda meest või naist, kes selle väljendi välja mõtles, et ega ta arvatavasti iseendast ka väga palju lugu ei pidanud või oli ta väga kibestunud laste suhtes, et sellepärast mõtles selle välja ja kibestumine võib hakata väga varakult east pihta tegelikult, et seal tulevad need väiksed solvumised järjest, muudkui aga 1, 2, 3, 4, jälle keegi käitub lugupidamatult ja siis muudkui aga järjest solvud ja siis järjest see kibestumine süveneb tegelikult ja siis, kui sa oled siis selles vanemas eas, siis ta lihtsalt on nagu full blown, et on nagu täiega oledki, kõik on nagu halb, eks ole.
et ei ole üldse mõtet proovida, et juba on, kõik on juba seal sammuses, eks ole, mõttetu. Noh, et väga-väga varakult hakkab see protsess pihta. Et me saame seda juba varakult jälgida, eriti lastega siis. Nendest lugu pidades siis, nendega lugu pidavalt käitudes. Ja otse loomulikult, kust tuleb lugu pidamine? Kõik tuleb ju meie seest, on ju. Et tihtipeale inimesed käituvad meiega nii, nagu meie käitume või nagu nad käituvad iseendaga või nagu on nendega käitutud. Ja kui nendega pole siis lugupidavalt käitutud, siis nad üldse võib-olla teagi, mis see lugupidamine on. Nad ei oska iseendast lugu pidada ja siis nad ei pea ka kellestki teisest enda ümber lugu. Et see on jälle siuke surnud ring. Ja et sealt välja saada, kuidas sealt siis välja saada? Kogemusest räägin, et sealt rattast välja saada on vaja tegelikult keskenduda siis alustame siis sellest, millega just lõpetasin. Õppida endast lugu pidama. Õppida ära, mis asi on üldse lugupidamine näiteks. Järgmine videoteema. Mis asi on lugupidamine üldse? Mida see tähendab? Austus, jaa. Ma olen teinud austuse kohta ka teadusavardamise minutites video, nii et sul on täiesti võimalik seda vaadata ka. Et mis asi on austus? Mis asi on lugupidamine? Ja kus kohast hakkab ja kuidas seda siis iseenda peal rakendada, kuidas seda iseendast kasvatada. Sest tegelikult, kui sa pead iseendast lugu, sa pead ka teistest lugu ja sa ei tõmba neid inimesi ligi, siis sa ei ole enam kaitses, sa oled usalduses, su süda on avatud ja sa ei tõmba ligi ka enam neid inimesi, kes tegelikult on lugupidamatud, et sa hakkab ikkagi pihta siis iseenda seest. Et õppida endast siis lugu pidama, ennast väärtustama. See on teekond, aga tee valik ja hakka liikuma siis selle suunas. Ja muidugi esimene asi, mis aitab, on endale tunnistada, kui meil on selline situatsioon, et meiega käituti lugupidamatult. Ma tunnistan nüüd endale, et see tegelikult tegi praegu haiget. See tegi haiget ja tegelikult ma solvusin praegu. Et tunnistada seda endale, et see võib päris keeruline olla. Ma mäletan, mul oli elus mingi selline periood, kus ma olin nagu, minul pole küll aega siin solvumiseks, eks ole. Ja ajasin nii pikalt endale seda häva. Tegelikult ise oli üks kõige suurem solvuja üldse. Ja tegelikult, kellele meist meeldiks lugupidamatu käitumine? Võib-olla mingisuguse sadomaso harrastajale ja siin ei ole hinnanguid selles mõttes, aga et kellele meeldiks lugupidamatu käitumine, ma ei usu, et seda inimest siin maailmas on või siis, kui on, siis on ta väga katkine inimene, kellega on väga palju siis mitte lugupidavalt käitutud. Ja siis ta on hakanud seda normaalseks pidama. Sellisel juhul võib-olla tõesti. Aga see ei ole tegelikult terve inimese seisund. Ja see on tihtipeale siis selline keeruline asi, millest on välja kasvatud või millest on välja kasvatud siis, eks ole. Et me oleme kogenud seda oma elus palju lugupidamatust ja siis me mõtleme, et see ongi normaalne, et kõik käituvad niimoodi nagu essu pead, eks ole. Aga sealt on ka võimalik välja tulla, sest tegelikult lugupidamatu käitumine isiklikult leian ei tohiks kunagi normaalsuseks saada. Aga jälle hakkab enda seest see pihta ja tuleme iseendaga lugupidavasse suhtesse ja siis kaob ka maailmast lugupidamatus ära. Aga muidugi siis tunnistame endale, eks ole, nii, see solvas mind, väljendame seda sellele inimesele. Võib-olla see inimene siis ütleb mulle, et mis iganes on ju. Sest tema sisemine seisund on selline ja siis ta käitubki vastavalt sellele. Ja tihtipeale ei taha ju tunnistada ka ju, kui ma midagi nagu vähe nihu on läinud, et see on nagu teine, see on see egomäng, eks ole, et mina nüüd küll midagi valesti ei tee, mul oli õigus, see on sinu probleem. Et seal on nagu see egomäng ja kui siis on näiteks selline situatsioon, kus inimene ei tunnista, kui tunnistab muidugi, siis tegelikult selline avatud suhtlus lahendab selle olukorra ära. Tema palub sult vabandust, et kuule Anna andeks, ma tegelikult ei tahtnud sind solvata, liigume edasi, ma teinekord olen targem, ei tee niimoodi. Nii. Aga kui on juhtum, et on siuke nagu, mis solvusid, kelle asi see on, et kui on selline inimene, seisame sellise inimesega silmitsi, kes ise tegelikult seesmiselt on väga katki, sellepärast ta käitub nii. See ei ole õigustus, see on lihtsalt, et mõista. Ja igaühe ülesanne on iseennast tervendada. Ja siis tuleb appi nüüd siis andestamine, järgmine samm, kuidas tulla sellest solvumisest välja. Et siis õppida andestama ja see eeldabki soovi mõista. Et tänu, kui me suudame jõuda mõistmiseni, siis saab tulla andestus.
et näiteks, ma ei tea, see inimene, kes meiega käitus lugupidamatult, näiteks temaga on siis käitutud hästi lugupidamatult, väga pikalt, järjepidevalt, näiteks läbi terve lapsepõlve. Ja siis ta absoluutselt kõigiga käitub täpselt samamoodi. Ja see võib-olla aitab meil siis mõista, et okei, temaga niimoodi käituda, et tema jaoks see on normaalne ja sellepärast ta käitubki nii, et tegelikult sellel pole nagu minuga suurt mingit pistmist. Mina lihtsalt võib-olla ei pidanud endast sellel hetkel nii palju lugu ja siis tõmbasin ligi siukse inimese, eks ole, kes siis peegeldas mulle mingit kohta minus endas. Seal võib palju põhjuseid olla, aga vahel ei ole ka seda sellist otsest seost siis meil selle inimesega. Aga tihtipeale, kui me solvume, siis ikka seal mingi seos on meiega ka, et sellele ka ausalt otsa vaadata. Ja muidugi siis ka iseendale andestamine, kui me näiteks ei seisnud enda eest või kui me siis ei väljendanud oma haavumist, et me siis mitte ei kaitsnud ennast, aga jah, see väljend, et me ei seisnud enda eest, eks ole. Ma üldse selle ligi tõmbasin endale või ma näiteks üldse suhtlesin sellise inimesega, kes tegelikult on lugupidamatu. Et kuigi ma nägin juba, võib-olla tükk aega ennem juba ära, et tegelikult ma ei tea, kas ma ikkagi peaksin selle inimesega nagu suhtlema. Et anda endale andeks, et võib-olla me ei teinud kõige teadlikumaid valikuid sellel hetkel. Et tihtipeale see endale andestamine on väga alahinnatud, aga see tihtipeale seal kõige all on. Et see protsess siis ka läbi teha. Ja siis säilitada lootust läbi selle, et okei, pani täiega pange praegu, käitus nagu viimane tõbras, on ju. Aga kui meil on avatud suhtlus ja selline, mina valin siis andestada, siis tegelikult andestamine on see huvitav vahereaktsioon, kus siis tegelikult me mõjutame enda energiat ja mõjutame ka selle inimese energiat, kellele me siis andestame. See võib-olla läheb liiga sügavale, et sinna ma hetkel ei roni. Aga säilitada siis lootus, vaatamata sellele negatiivsele kogemusele endas, et okei, kohtasin praegu niisugust inimest, peegeldas mulle võib-olla mingit kohta minus endas, mida ma ei taha näha, vaatan järgi, okei, võib-olla ma ei olnud endaga kõige lugupidavam, ei pidanud lugu siis oma mis iganes vajadustest või soovidest või ma olen neid väljendanud ja nii edasi. Ja siis tulla nagu rahu kohta iseendaga ja siis saab säilida see lootus meie inimkonda, et ei ole ikkagi terve maailm täis selliseid, kes ainult siis lugupidamatult käituvad meiega. Sest siis me hakkame nägema ka neid inimesi enda ümber, kes tegelikult on väga lugupidavad ja armastavad. Ja inimlikkuse mõistmine on siis selle aluseks, kuidas säilitada lootust, on see, et me säilitame inimlikkuse. Inimlikkus siis on see, kui me saame aru, et me kõik teeme vigu, me kõik eksime ühel või teisel põhjusel ja tihtipeale see on siis seotud meie sisemise seisundiga. Ja me võime vahest öelda asju, mida me tõsiselt ei mõtle, aga mingi siis meie tunde pealt öeldud asi võib vahest väga halvasti välja kukkuda. Et mõista seda, et meil kõigil juhtub seda ja juhtub minul, juhtub sinul, kõigil, ühesõnaga kõigil juhtub seda, see on väga inimlik ja oluline on siis sinna mitte kinni jääda. See on selle asja mõte. Ja sealt siis saab sündida ka see andestamine. Ja kui me siis ikkagi ei tegele nende asjadega ja ei andesta ja ei proovi mõtestada, siis tegelikult me võime tihtipeale minna samale tasemele selle inimesega, kes siis meiega käitus lugupidavalt, et tõbras käitus minuga lugupidav, viskas mulle pori näkku, ma viskan talle ka pori näkku ja siis käib mingi pori sõda siin. Sa oled tõbras, ei, sa oled tõbras. Ja siis käib siin mingi pori loopimine, eks ole. Ja siis palju õnne. Ja siis me oleme kõik porised ja siis on siin üks suur poripidu ja siis on terve maailm tõprad täis ja kõik on vastikud ja siis ongi üks suur pori ja kibestumise pidu meil siin. Et kui me ei taha siin suurt pori sõda lõputut ja kibestumise pidu, siis on hästi oluline tunnistada endale, et me vahel käitume lugupidamatult nii enda kui teistega ja siis julgeda seda tunnistada ja teha siis vigade parandusi ja anda andeks neile, kelle teadlikkus võib-olla ei ole nii avardunud tasemel kui sinu oma, aga siis see, kes on rohkem avardunud, tema ülesanne on tegelikult tuua nähtavale ka need kohad ja öelda, et kuule, tegelikult see käitumine ei olnud praegu okei. Ja lõppu lisaksin veel selle, et inimene oma sügaval olemusel, mitte ükski inimene ei ole oma sügaval olemuses halb. Lihtsalt me oleme õppinud väga lugupidamatuid käitumisi. Tihtipeale on paljud inimesed haavunud ja nad ei ole tervendanud oma haavasid. Ja see ei ole jälle õigustus.
lihtsalt oluline on mõista, et me saaksime tõusta kõrgemale sellest ja terveneda siis ühiselt, tervendada iseennast ja toetada siis inimesi ka enda ümber tervenema, et maailm oleks täis lootusrikkaid ja õnnelikke inimesi, mitte kibestunud mehi ja naisi, kellel kõik nii halvasti ja siis nad loobivad neid kive. Et valik on meie, mis me siis teeme. Nii et imeilusat nädalavahetuse jätku sulle ja et sa suudaksid säilitada lootuse ükskõik kui palju raskusi ja keerukusi ja lugupidamatust sa oma elus oled kogenud, sest see on meie valik, see on meie enda kätes ja tea, et sinu käes on sinu vägi elada avatud südamega lugupidavalt nii enda kui teiste vastu. Nii et kuni järgmise korrani, väekas eestlane, ole hoitud.